Mõtle, kui sinule sünnib laps ja sa sooviksid talle nimeks panna mõnda graatsilist linna nime, nagu näiteks tütrele Pariis või pojale Tokyo, aga siis tulevad jälle mingid ametnikud, rikuvad sinu päeva ära öeldes, aga kuna ta ikkagi ei ole Pariisis ega Tokyo seostatud, siis ei ole talle lubatud ka säärast nime panna. Ja täpselt selline naeruväärne lugu on leidnud aset Alfa Romeoga, kes on leidnud omakorda, et temal võiks ju olla mingi kauge seos ikkagi Itaaliaga, mis ta soovis oma uuele linnatsiibile panna nimeks Milano. Kuid siis tulid Itaalia ametivõimud ja ütlesid, et ei, see ei ole ikka lubatud, sellepärast, et teda ju ikkagi Itaalias Milanos ei toodeta ja toodetakse teda kokku hoopiski kusagil Poolas. Ja selle asemel, et Alfa Romeo oleks siis võinud talle püüa panna nimeks mõnda muud graatsilist ja lummavat linna nime, nagu näiteks Kohtla-Järve või Kilingi-Nõmme, otsustati teda nimetada lihtsalt juunioriks. Tere tulemast taas kord kaasele oma naisluksuri proovisõidu saatele. Lihtsalt juunior tuleb sellise esiosa disainiga, mis tundub olevat saanud väikse Renault lööve, tegelikult anda platvormil hoopiski Peugeot 2008-ga jagamas, kui olles temast siiski mõnevõrra väiksem, tagaistujatel on jala- ja pearuumi piisavalt ja pagasruumi mahub 400 liitri jagu asju ja baasvarustuses puuduvad 6 kõlariga helisüsteem, juhtmevaba laadija, võtmete sisenemine ja samuti ka esiklaasi soojendus. Interiööris on võimalik saada massaažifunktsiooniga esiistet juhile ja samuti on olemas 10,25 tuline digitaalne näidikupaneeli sama suur multimeediasüsteem ja armatuurlaud on natukene juhi poole kaldu, et see oleks eriti äge ja sellised vägevad sportistmed ja punast värvi Milano tooniga pidurisadulad on olemas Veloce varustuses. Saadaval ta nii elektrilisena kui ka bensiinimootorina elektrilisel versioonil on olemas tal 54 kW-tunnine akupakk, millel on olemas siis 150 kW ehk 204 hobujõudu või 207 kW ehk 281 hobujõudu ja tema läbisõidu ulatused on siis kas 400 või 330 kilomeetrit ja kiirlaadijast on võimalik ta 10% kuni 80% täislaadida juba 30 minutiga, aga nüüd ma rikun su ilusa päeva jälle ära ja kui sa mõtled, et jood oma 5 kohvi ära Oleriks ja sa juba ongi ta peaaegu täislaaditud, aga kui sa paned ikka tavalisse vooluvõrku kodus, läheb ta täislaadimiseks 23 tundi. Ja bensiinimootor on 1,2 liitrine turbobensiin, millel on kerghübriidajam ja millel on 100 kW ehk 136 hobujõudu ehk omakorda vähem jõudu kui ikkagi elektrilisel versioonil. Hinnad algavatel 29 000 eurost ja kruvivad välja 50 000 euroni. Ja mis tulevik teda ees ootab? No ma arvan, et tulevik pole kiita, kui ta ikkagi saanud sündina sellele, kellena ta pidi sündima ja ilmselt ootab teda ees depressiivne tulevik, kuna ta ikkagi olid juba ju välja toodetud esimesed Milano nime kandvad Alfa Romeod ja jääb vaid loota, et ühel hommikul ei ole ennast ikkagi kusagile garaaži ukse külge läbi oma laadimisjuhtme üles poonud. Selline oli sellekordne naisluksuri proovisõit ja selline on uus Alfa Romeo Junior, mitte Milano. Ärge teda Milanoks jumala ees kutsuge, see toob talle ainult halbu mälestusi ja see võib väga halvasti lõppeda. Ainult junioriks tohib teda kutsuda. Kohtume nädala pärast.